programmile minnakse 38 ei mingit magamist enam, kuigi me räägime nüüd magamisest ja mul on nüüd sulle, Maris, küsimus. No. Väga isiklik ja võiks isegi öelda pisut intiimselt laadi küsimus. Millest millega ma magan ja kuidas ma magan. Ja, kas sa magad alasti? Kas sa pidžaamaga? Mul on üks asi. Mis asi? Kaisuloom või? Ei, see on nagu selline maika. Aga siit tulevad 6 põhjust, miks inimesed peaksid alasti magama. Ei tea, et see on mingite inimeste alates hea mõte. Ja öeldakse, et ilma riieteta magamine on ebamugav. Esiteks. Ilma riieteta magamine ringet ja aitab kaasa sügavama lõuna. Mis asja ta räägis? Ehk siis see on tervislikult riieteta. Ma ei lähe ju teksapükstega magama, mis meil mingi ahistavad ja kitsitavad kuskilt, et me pane endale mingit kitsast asja selga. Teadlased ütlevad, et sõltumata sellest, millisest materjalist on sinu riietus, piirab see siiski sinu liikumisvabadust. See on sama hea, et mul on tekk peal, siis see piirab ka mu liikumisvabadust. See läheb sinu kehale kortsu ja pisut näiteks varrukatest Ei ole mingit varrukad esiteks. Praegu on väga omav. Kujutan ette, me saame praegu Marise riietust väga detailselt. Teadlased ütlevad, et inimene puhkab paremini välja siis, kui on alasti. Ja kui sul on midagi seljas ja kui sa peaks sind kuskiltki ahistama või kuskil kortsu minema, siis see reerib sinu lund ja nii sa siis välja ei puhka. Ilma riieteta on inimese kehatemperatuur madalam ja seetõttu on näiteks bakteritel raskem leida kehale sooja kohta, kus ellu jääda. Palju ja selle tagajärjel sulle tervisehädasid põhjustada. Kui palju see temperatuur seal nüüd ikka erineb, siis kas sul on seal mingi üks väike maika seal vahel või ei ole? Erineb nii palju. Okei, no mis bakterid on seal? Erineb nii palju, et bakteri ei jää seal ellu. Mis bakter, noh? Tead, terve su keha on ka. No las nad siis olla seal, ma neid ei näe, ma nagu tunnen. Selle kohta on siis teadlased öelnud, et inimesed on lihtsalt tervemad, kui nad magavad alasti. Magades ju inimene põletab ka kaloreid. Ja kaloripõletamine, see on teema. See on väga teema paraku. Inimene mõtleb iga päev selle peale, et kuidas saaks põletada rohkem kaloreid ja alasti magades põletad sa rohkem kaloreid kui riietega magades. Kus see loogika nüüd on siis? Nimelt ilma riieteta magades aktiviseeruvad hormoonid, mis hoolitsevad keha soojuse eest ja seetõttu, kui sul midagi seljas ei ole öösel, siis põletad sa rohkem kaloreid kui riietega magades. Et see on tervisehäda. Võtad magades palju Minu loogika ütleks selle, et kui sul midagi seal seljas, siis sul kehatemperatuur on soojem. Just rääkisime enne, et bakteridel on parem tulla, järelikult mu kehatemperatuur on soojem ja siis ma peaks just rohkem neid kaloreid komplementima. Kui su keha on soojas, siis su keha ju ei pea seda keha soojendama ja pingutama ja kaloreid põletama. Ma ei hakka lahti siis. Ja panen käed teki peale ja jalad ka välja. Käed teki peale on nagu nii soovitatud. Meestel. No Maris, siit tuleb punkt, kus on midagi alati. Sa küsid kauem magama. Kuna kehatemperatuur on alasti magades veidi madalam, aeglustuvad organismi vananemisprotsessid. Mul ei ole sellega üldse probleemi. Kui küsitakse siiamaani poest dokumenti. Siiani ei ole olnud, siis ma ei tule kasvanud probleemi. Nii peab. Pluss alasti magades toodab keha rohkem hormooni nimega melatoniin ja see aitab ka paremini magada. Luud ja lihased muutuvad sul tugevamaks, kui sa magad ilma riieteta. Ma ei ise seda tahta. Aga sa proovi. Maga näiteks aasta aega alasti. Ma saan, kes mõnud on neid hästi tugevamad. Siis võrdled tulemusi eelneva olnud. Aga kui keha reguleerib ise oma temperatuuri, siis mõjub see inimese hormonaalsüsteemile äratusena ja sealhulgas ka kasvuhormoonidele, mis mängivad olulist rolli lihaste muude arengus. Aga nüüd tuleb punktide punkt, see kuues kõige olulisem punkt. Kui su ihu on voodipesuga kontaktis, tõuseb kehas armuhormooniks nimetatud oksütotsiinid. See on sama oksütotsiin, millest me juba ennegi rääkisime. Tunned end sensuaalsemalt vaatamata sellele, kas sa oled voodisüssi või koos kallimaga.
sellest rääkimata, et koos kallimaga voodit jagades saate tekitada tiheda kontakti, mis lisab veel lisaks selle vastastikkusele tiheda turvatunnet ja enesekindlus kasvab läbi kõige selle. No aga kui ma nagunii lähen hiljem magama kõik teised ja lähen varem kodust ära kui kõik teised, et siis ongi vaja seda rohkem näha seda kontakti nii voodi, pesu, keti, padja kui ka kallima ihuga, nii et no ma jäin mõtlema natuke, ma mõtlen selle peale, kuidas ise magad. 6 lihtsat punkti, mina kui vähegi võimalik, siis täiesti alasti. seal on ju meestel mingi teema, mis kuidas teil ebamugav enam ei saa. Ma lugesin sulle ette just 6 punkti, mis on kõige selle põhjuseks. Sellepärast see oli loomulikult väga nii et mõtle järele. ma mõtlen siis õhtul selle peale. Muuda oma harjumusi. Viimane aeg on seda teha. Kell on 9:44. Minutit 3:10. iga-aastane
laulufestival Maximas algab juba 8. septembril. Ainult sel õhtul erinevad üllatused, iluekspertide nõuanded ja kingitusteks Tamm, Rexona, Axe ja Signal tooted. Kõik ootavad just sind. Kohtume kell 5 Pärnu, Smuuli ja Linnamäe Maximas. Osta septembrikuus Hansapostist uus madrats, toome selle sulle üle Eesti soodustingimustel koju ja soovi korral viime madratsid tasuta minema. Hansapost.ee No ei ole ju võimalik, et 2 neist valas täna sinu kontoris kohvitassi vaibale. Üks lasi kempsu spotist mööda ja ükski ei viitsinud nõusid masinasse pessu panna. Kõik on võimalik ja kvaliteetseim koristamisteenus parima hinnaga pole ime, sest see ongi meie lähedus. Puhtalt sulle ja sinu ettevõtjatele. Vaata lisaks www.sos.ee. Mul on lähemale tasa. Need on küll värskelt käimappinud kingad. Ongi. Vaata, terve kori käekelli. Tule küti värsket sügismoodi. Tasku mugavalt. Küttidele vajalikud nipid aadressil tasku.ee. vaheta vana uue vastu. See on suurepärane võimalus soetada uus Samsung Galaxy S8. Tagasta oma vana nutitelefoni. Nii hoiad Samsung Galaxy S8 või S8 Plus ostupealt kokku kuni 640 €. Pakkumine kehtib kuni 15. septembrini. Lisainfo buyback.ee. Pole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused teie autole Carstop. Helista 16 Carstopis on proovib. Šokihinnad Euroapteegis. Tuttefoote nägemise heaks 50% soodsamalt ja südameaspiriini 35% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga. Nüüd tähelepanu teile anda teada, et Tallinnas Laagna teel toimus avarii. Hommikul aga endiselt Paldiski maanteel Roopa Maare keskuse juures ja Narva maanteel Viimu keskuse juures. Need võivad on Tarmo tänaval Toompuiesteel ja Ehitajate teel Õismäel. Hommik. Koosta oma hommikuine nüüd Hesburgeris. Pakume spetsiaalsed valikud hommikul kella 8 kuni kella 11. Rõõmjõudadest kulmuseni. Sinu hommikusöök Hesburgeris. Alates 99 sendist. Sky hommikuprogramm tänaseks peaaegu et ühel pool kell on 9:51 minutit. Tuletame meelde, et ka septembrikuus on võimalik hommikuprogrammist osa saada peamisel ametlik lõppu kella 10 ja 11 vahel, siis saate tunni võrra veel pikendada oma hommikuid meie seltsis ja nii ka täna. Ja täna on teil võimalik kuulda näiteks juttu sellest, kuidas meie juhtkond valitseb puhkuselt naasel siin tööle hakanud. Põhiline oli, et tuleb võtta väikene paus. Tuleb võtta väikene paus jah, et ütleks, et juhtkond isegi ei manitse, vaid et rohkem on niimoodi pehmemalt läheneb kogu sellele teemale, aga No ei, ütleme ikkagi tegemist sellise manitsusega, et inimesed kohe puhkuselt tulles ei töötaks ennast surnuks, et siis alati on mõistlik võtta väike paus. Aga hommikuprogrammi tegemiste kohta veel nii palju, et sellel nädalal avalikustame me need laulud, mis hakkavad võistlema tiitlile Sügisit 2017 ja me teeme seda juba ülehomme ehk siis neljapäeva hommikul ja Maris juba andis tänases hommikuprogrammis teada, et tema on ka üks auväärt žürii liikmetest ja hakkan ka mina kuulama kõiki neid šedöövreid muusikapalasid, mis on siia meile lähetatud. ja kuna tähtaeg on ees ja laule on saabunud tõesti palju, siis võtan selle ise ka täna veel põhjalikumalt ette ja hakkan kuulama. Et žürii otsustab on karm sellest õiglane. Õnneks on inimesi palju siin, kes otsustama peavad, et siis ei tunne enda poolt aga nii suurt vastutust. Et kui ikkagi rohkem inimesi arvab mingi laulu kohta, kas see
parem kui halvem, siis ilmselt nii on. Ju see nii on, jah. Homse hommikuprogrammi kohta ka veel nii palju informatsiooni, et homme on taas loto kolmapäev ja mul on andmeid selle kohta, et kolleegid tegid siin eelmisel nädalal ära selle, mida me ei suutnud päris tükk aega siin kollektiivselt täiskoosseisus teha. Andsite välja inimvõtte jackpoti 1000 eurot, eks? Jaa, mulle väga toredale naisele, kellel oli kohe selline strateegia nagu paigas, et millal on ta mees ja millal on ta naine ja see naise advice ei vedanud teda seekord alt. See on siis näide sellest, et kui teil on mingi kindel plaan, siis tuleb seda plaani võtta. Omada strateegiat on alati väga okei. Homme mängime siis uuesti 100 eurot siin kuu alguses ka. Täitsa tore abiline, kui keegi selle peaks võitma, nii et homses inimlotos siis meil võimalus mängu panna koos Eesti Lotoga 100 eurot. Aga tänaseks soovime kõigile ilusat ja loodetavasti päikesepaistelist päeva ja kuuleme siis teiega mõne hommikul juba uuesti. karistamiseks selle 10. tuumakatsetuse eest ei ole veel selge, kas Hiina ja Venemaa toetavad täiendavaid sanktsioone. kodumaine transpordiplatvorm Taxify laieneb ka Indiasse.
ettevõtte jaoks on see esimene Lääne-Euroopa suurim. Harjumaa kohtus jätkub täna Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare kohtuprotsess, kohus tegeleb kuni 7. septembrini samuti kohtu all olevat ärimeest Aleksander Kovkinit puudutavate süüepisoodide uurimisega. seega keskuse värskest uuringust selgub, et iga 10. eestlane töötab läbipaistva palgasüsteemiga ettevõttes ja iga 4. teada vähemalt osade kolleegide palgatuse. kõige läbipaistvam on palgasüsteem riigi ja avalikus sektoris. Tallinna-Viru keskuse Tammsaare pargi pool asuvate uste juurest leiti täna meesterahva surnukeha tuleõiguse saagi, et mees magab sisenenud vaatlusel selgus, et mees on surnud. tegemist on kindla elukohata 30. aastates meesterahvaga ning Kaia Kanepi läheb homsest US Openi veerandfinaalis vastamisi ameerikanna Madison Keys'iga. Kanepi ja Keys on korral kohtunud 2015. aastal, toona võitis mängu Kanepi. ilma teevad salongi liuglejuks, südant soojendavad hinnad. kell saab kohe 10 ning tänane ilm on Eestimaal lämmeldava pilvisega peamiselt sööta, tuult ja tormi oodata pole, temperatuurid 13 ning 17 kraadi vahemikus. mõnus, eks ole? tead, liuglev uks käristas ka. hind. ja kohe nii, et hirmus hakkab. 25 prossa käristas kohe alla. kui ei usu, tule ise kohale. ja veel parem, vaata liuglevuks.ee. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait.
5. september ja Jonas Blue jätkab hommikut looga Perfect Strangers.
sündmused või üritused või luuletajad, kes võtavad sinna vahele ka mingisuguseid tsitaate andmetest või umbes selline lause, et ainult sõnaraamatus on eduenne tööd ja muud sellist väga sügava mõttelist, aga mis nüüd siis? no kas sa siis ei näinud 8 punkti, mis juhendavad inimest, kui ta on tulnud värskelt puhkuselt? Kõigepealt tuleks suurendada uudiseid ja küsida lähemalt kolleegidele. Seda sa tegid eile? Jah. Siis tuleks... vastuse võlgu, aga sa tegid seda? Siis tuleks ikkagi üle libiseda kõikidest e-mailidest, mis on vahepeal teile saadetud. Üle libiseda? Nii-öelda... selles mõttes ikkagi läbi käia. Vaadata, et mis on tulnud ja panna märge juurde nendele kirjadele, mis on olulised, mis nõuavad tegutsemist või põhjalikumat lugemist. Ja sodi tuleb ära kustutada kohe. Ja oleks tore ka, kui sa kohe vastaksid. no vaata, see ei jõua, kui sul on mailboxis näiteks paari nädala